tere, Märt on siin ja täna jagaks selliseid mõtteid, mis siin on ka kommenteeritud, jagatud. Inimene küsibki nagu just une kohta, räägiks näiteks une kohta. On selline asi siis tegelikult, et kuidas saada uni paremaks. Me jõuamegi sinna punkti, aga mida me sööme ja joome tegelikult. Samamoodi stress, mingid asjad, kuidas ma sõnastan. Töödeldud toit, mis me poes ostame, see mõjutab. Ja ma võikski praegu lõpetada ju laivi, aga see ongi see, et kas me neid asju kasutame, teeme ja võib-olla siin laivis ma räägingi pikemalt ja seletan ja endalgi üks inimene täna siin kirjutas ja mul tuligi nagu meelde ka selline asi, kus oli ka, tegid potitäie sööki valmis ja nii kaua sõid, kui see otsas oli. Ma mäletan seda hetke, kui ma tegin üldise kehapuhastuse, siis see asi lõppes tegelikult. Nii, aeglane internet, vaatame, mis ta siin teeb. See on kogu aeg laivi ajal. Nii, ja siis ongi see, et kõik muutub. Kui sa muudad oma toitumist, siis ei ole ainult see, et sa kaalu langetad. See on ju boonus või ma sõnastan, et see on boonus, see on hea, kaal langeb. Aga kuidas see inimesel nagu muutud? Sul on rohkem energiat, sa hommikul ärkad, sa pole võib-olla nii väsinud, unine, siis see jälle sõltub, mida sa sööd. Kui sa tahad, et su stressi ei ole, kui sul on stress tööst ja kõik see, siis sul tuleb leida võib-olla teine töökoht, teha seal mingid muutused. Aga mida sina saad, ongi see nagu toitumise poole pealt. Mida puhtam toit on, seda paremaks sinu tervis läheb. Igas võtmes. Parem uni, vähem stressi ja ongi, mida sa sööd. Ja ongi see, et mitte nüüd ka otseselt jälle, ootame korra, mitte ka otseselt kohe nagu, mida ma pean sööma, et stressi vähendada, vaid mida ma pean vältima, et stressi ei tule. Eks see ongi töödeldud toidud, joogid, kõik erinevad, maitsega joogid ja kõik see, et nagu ma kunagi jäin ka, tule see nimi enam meelde, selle joogi nimi, aga see on mingi vitamiinivesi. Seal on vitamiinivees on samamoodi tegelikult suhkur ja kõik asjad, et on alati hea mingite asjadega ka testida, et kas sa lapsele annaksid seda? Ei, järelikult pole siis ohutu. See on minu mingi reegel või nagu loogika selle koha pealt, sest tõesti, kui ta ei ole, siis kui laps ei tohi võtta, siis ta ei ole ju hea, ka või mingi ravim. Kui lapsi 10-aastane ei tohi võtta, siis see järelikult pole hea, tervislik. Et samamoodi on ka need looduslikud tooted. Meilgi näiteks, mida ma teen soolestiku puhastust, 10-aastane võib ka seda teha. Et selles mõttes siin ei ole mingit nagu piirangut selle koha pealt. Ja see ongi tegelikult selles mõttes lihtne, kui te kuulete, selles mõttes ma mõtlen parem uni ja stress ja kõik see, siis me jõuamegi sinna punkti, mida me sööme. Nüüd on need magusisud, söömisisud, kõik sellised, kui tihti keegi sööb, jõuabki sinna punkti, kus on vaja teha enda keha puhastust tegelikult. Ja kui sa oled selle ära teinud, sinu toitumine on muutunud, siis ka sul on rohkem energiat, sul on parem uni ja su harjumused ja kõik asjad muutuvadki. Ja sa teed seda järjepidevalt ja võta seda kui teekonda, mitte lihtsalt ühte väikest projekti 3 kuud või 6 kuud, vaid kelleks sa saad. Ja kõik erinevad muud asjad ka. Sinu mõtlemine muutub ja kõik see. Ja sa saad lihtsalt järjest paremini aru. Ja see ongi see nagu mõte, kuidas me jõuame nende asjadega, kui mingid uued asjad siin tulevad, keegi küsib, kirjutab, kommenteerib. Üks inimene, ma hiljem vastan ka, et on, ma ei tea, kui kaua ingverit söönud, aga pole mingit muutust väga olnud. Et see on ka jälle see, et nagu küsimus on see, et mis ta muud toidud on. Et siin on ka inimene näiteks sööb mingit asja, mis on tervislik, aga samas joob iga nädalavahetus alkoholi või iga nädal alkoholi. Et siis sellel ei ole mingit kasu ju tegelikult. Nii et jah, nii nagu on. Isegi täna ei taha rohkem pikemalt nagu jagada. Ma loodan, et see inimesi tegelikult aitab ja saab aru, et me jõuame jälle punkti, kus me alustame sellest, mida me suhu topime. Sellest sõltub kuidas on sinu uni,
kuidas on sinu stress. Nii netsin jamab jälle. Võib-olla siit tuligi see ka, et mis ma olen ka kunagi teinud, on see, et ära liiga, võib-olla juhtub, mis jagan siin, et ära liiga hilja söö. Sest see kurnab ka su kõhu ära ja kõik asjad, siis see seedimine kõik asjad, et siis ei tule ka hea uni selle koha pealt. Mitu tundi varem vähemalt mitte süüa selles mõttes. Et see on ka põhjus võib-olla. Et see sõltub, igal inimesel on tegelikult personaalne, et sa võid julgelt ka kirjutada. Ja alati, kui keegi kirjutab mingit oma kogemust asju, siis mul tuleb endal ka meelde, sest kõik ei tule koheselt meelde. Ja siis sellest tingituna ma teen ka neid videosi, kas või täna see live, kus ma räägingi just see, et kus see stress ja uni on ju. Et kui sul on söömine korras, mida sa sööd ja kõik see ja muidugi ka samamoodi võib-olla töö juures ja siis kodus, kui seal on ka mingid probleemid, asjad, siis sealt tekib ka see stress, ei saa magada ja kõik see. Et kui need asjad on korras, suurepärane. Igat asja tulebki siis teha, mingi muutus. Alguses on raske ja valus, aga pärast on tegelikult see, et see oli parim otsus. Et samamoodi siin võib-olla iga asjaga. Mul on endal elus olnud niimoodi, et hull asi, ega kui see otsus on tehtud ja järgmise peatüki juurde elus, siis tegelikult see oli parim otsus ja kogu aeg nagu arened ja saad aru ja lühidalt öeldes see oli parim otsus. Samamoodi kui siin oli aasta alguses kohe täitsa esimesel päeval, kui ettevõtte lõpetas tegemise Euroopas. Tänu sellele ma olen praegu siin ja räägin eesti keeles, teen laive, räägin ja meil on selline toode, mis on juba nii palju inimesi aidanud tegelikult. Et nagu kogu aeg tulevad inimesed tellivad, saavad kätte, kasutavad, jagavad. Ja meil on praegu üks toode. Varsti tuleb veel 2 toodet, mis on väga hea siis stressile, keskendumisvõime ja mõned asjad veel. See on üks toode nagu. Siis teine toode on ka samamoodi, mis ma hiljem nagu ka jagan ja siis juunis või kunagi sealkandis tuleb siis meil ka kehakalu toode. Et praegult ongi see, et mõistlik teha nagu soolestiku puhastust, näha, kui palju muutust on. Täna üks inimese ka toote kätte ja juba käibki rohkem vetsus. Pärast muidu ei käinud, nüüd käib, et see nagu, ütleme, et kui see sõltub inimese probleemist, on ju, kui ta seedimine on korras, siis ta võib-olla ei panegi tähele, aga sellel inimesel oli seedimine ei olnud korras, siis ta nägi kohe samal päeval tegelikult juba muutust. Nii et jah. Nii on. Nii et tänaseks selles mõttes on kõik. Kui sa tulid just nüüd laivi, siis saad alati kuulata seda tagantjärgi. Ja ma loen ka need YouTube'i, sest Facebookis 30 päeva jooksul need kustuvad. Või tähendab Facebookis jah, siin kustuvad. Nii et jah, hoidke oma tervist, tehke neid otsuseid iga päev samm-sammult. Nagu ma ka tegelikult vist eile jagasin. Vahepeal kukud tagasi, siis alustad uuesti, teed, see on loomulik. Läbi selle sa saad tegelikult järjest tugevamaks. Nii mentaalselt, tegelikult ongi see mentaalselt selles mõttes või siit mõistusega sa saad järjest tugevamaks, saad aru ka, see oli hea, okei, sa tegid selle, võtsid selle saiakese, mis siis. Ja see on ka, ma olen eelnevalt ka teinud. See on endal vaata hiljem ka vastik tunne. Ja siis, kui see on vastik tunne, siis sa saadki aru, et see oli vale otsus, järgmine kord sa ei tee seda enam. Ja siis oledki nagu puhas. Et ja mul just, vaatame, mul just ennem tuli ka see näide või mõte. Kui ma olin Filipiinidel, ma ei pidanud vaatama, kas seal on suhkur siin sees või seal, sest ma sõin puuvilju ja muna. Mul läks, ütleme, et kui ma ostsin 30 muna, see oli 2 päeva, eks siis mul läkski 15 muna päevas. Pluss ma sõin erinevaid puuvilju, lihtsalt erinevaid. Tuli ka otse farmist, ütleme, talust on ju, ostsin 10 kilo 2-3 päeva otsas, sest ma sõin lihtsalt neid puuvilju ja sõin muna ja kui ma tulingi Eestis, siis vaatad igal pool ja siis ma ütlen ka, ma jagan siin uuesti. Mul tuli üle 15 kilo juurde. Tänu nendele asjadele, et siin on suhkur, seal on, siis taad pannkooke moosiga ja mingi hetk saad aru, et oot, siin on suhkur, seal on, mis toimub. Ja nägingi seda erinevust ja sellepärast ma ka siin nagu jagan ja miks me siis nüüd mitmeid kuid juba olen nagu
ainult nagu võtsin kõik suhkrut välja selles mõttes ja raputan. Ootame korra. Raputan siis soola lihtsalt lihale või hakkalihale maksale onju ja söön muna ja pluss siis ma kasutan tooteid. See ongi see põhjus, sest igal pool on suhkur ja sa pead lihtsalt jälgima. Et see sõltubki, kus riigis sa elad, mis võimalused on. Nii et ja selles ka tingituna ja nüüd on selles mõttes 4 kilo alla läinud ja kõhu pealt on minus 11 kilo või 11 sentimeetrit tähendab ja järjest neid tulemusi inimestel tuleb ja muutusi ja toode töötab. Nii et tänaseks on kõik. Ilusat õhtut teile!